Eestimaal on kauneid kohti, mida avastada ning puhkust planeerides ette võtta üpris palju. Täna oleme tulnud Peipsi äärde, et teha tutvust Sibulateega. Sibulatee, see on üks piirkond, 2 rahvust ja 3 kultuuri ja pakume siin Peipsi ääres külalistele mitmeid erinevaid elamusi. Näiteks elamusi kunstisõpradele, keda meelitavad Voronja galerii või ambulatoorium või hoopis tänavakunst, mida siin meie kandis palju on. Ning käsitöö fanaatikutele on meil ka päris mitmeid võimalusi. Ja need, kes tunnevad kultuuripärandi vastu huvi, need siis saavad külastada näiteks Liivi muuseumit või Tubina muuseumit või hoopis Alatskivi lossi ja muidugi vanausuliste eluolu vastu tuntakse ikkagi väga palju huvi. Mille pärast veel tulla on kindlasti kohalik toit, alates Ivan-tšaist, keedusuhkruga, loomulikult Peipsi kalast, siguriroad, pohlaveinid ja muidugi sibulad. Ehk et kõike seda siis meie kandis saab nii igapäevaselt kui loomulikult rohkes koguses Sibulade puhvetite päeval, muideks sel aastal 11. septembril. Kui tulla Sibulateele, siis siit leiab eest ka Peipsimaa külastuskeskuse. Meie maja on põhiliselt selleks, et siin käsitööd teha ja kõige rohkem me trükime kangaid ja värvime kangaid, et teeme selliseid sinivalgeid kangaid. Kõik on oodatud siis õpitubadesse, aga kes ei taha tulla õpitubadesse, aga tahab ilusat Peipsimaa käsitööd, kunstkäsitööd, saab külastada meie poodi. Samuti on meil keskuses Luboki jõu, kus me tutvustame rahvakunsti Luboki ehk siis trükitud pilte. Kui te vaatate vanausuliste illustreeritud raamatuid täna, mis Eestis välja on antud, siis Pavel Varunin illustreerib need kõik Luboki stiilis ja neid Luboki pilte saab siis ka meie juures teha või siis vaadata, tundma õppida Luboki ajalugu. Me oma majas siin tegutseme juba 127 aastat. Keegi ei arvanud, et meist saavad muuseumipidajad, aga koos selle siis majaga tuli meie juurde sigurikasvatus, sellepärast, et meie maja keldrikorrussel asub 127 aastat vana sigurikuivatusahi. Meie sellises väikeses käsitöökohvikus saab ka maitsta siis lisaks sibulapirukatele ja samovariteele, mida me siin pakume, saab siguriga toitusid. Meister kunstnik Pavel Varunin joonistas meie majale logo kalajalgrattal ja sellest hiljem on ta kirjutanud muinasjuturaamatut, mille Volkonski on tõlkinud eesti keelde nimega Rääbu. Ja niimoodi, kui lapsed siia meie majja tulevad, siis nad teavad, et Rääbu elab roosas majas ehk meie maja tuntakse roosa majana. Suve alguses me teeme sellist käsitööpäeva, meistrite päeva ja pigem täiskasvanutele, aga alati ka siis suve keskpaigas, seal juuli lõpus, juuli viimasel nädalal teemegi Rääbu muinasjuturaamatu ainetel lastele, peredele sellist rääbupäeva, kus lapsed saavad osaleda erinevates õpitubades. Kõik, kes tahavad meile külla tulla, siis kõik, mis meie juures teha saab eelnevalt vaadata meie veebilehelt peipsimaa.ee.